kiire, kui see klipp oli olnud terve nädal olnud. Sellepärast, et me kolisime. Oi, sõrmed ees. Sellepärast, et me kolisime. Oi, ma jätsin auto taga tööle. Nii. Ühesõnaga, auto sai välja suretatud. Nii, otsapidi on jõudnud juba Forssi sillastendi tegema, ehk siis kui tahad sillastendi, siis tulge Forssi. Aga nüüd on nii lood, et ma lähen meie uue garaaži jaoks asju tooma, siis ma tagasi, siis ma võtan selle peale, siis ma olen garaažis on vaja panna üles see kuradi tõstukil on vaja pärast teha driftika lülivahetus ja ennem Witchketteri hooldus ja siis ongi homme juba läheb auto Witchketteri poole. Meil väga palju suurkoosseis ei tule sinna. Kaasa tuleb üks tüüp, keda te võib-olla ka teate. Et ühesõnaga stay tuned ja näete, mis saama hakkab. Et ma siin toimetan, auto läks Forssi ära, nüüd hakkan sõitma meie sponsori poole juurde Scandic Moduul, kes on siis aidanud meil selle garaaži ehitusega hästi palju kaasa. Samuti on aidanud kaasa Sanera, eks kõik kinnitusvahendid, kruvid, värgid, särgid. Kõik asjad saab tema kaudu. Lihtsalt kirjutage Sanerasse. Kui tahate lihtsalt koos ehitusega mingid asju, kirjutage Scandic Moduul, saate moodul majas ja endale kuskil Norra, Rootsi, ma ei tea. Ühesõnaga, saab kindlasti midagi teha. Ja ega seal ei olegi midagi. Stay tuned ja vaadake jooksvalt, kuidas meie Witchketteri seiklused algavad ja lõpevad. Nii, oleme kohale jõudnud Läti Witchketterile. Väiksed viimased nokitsused. Eile sellest timelapsist siis nägite, et meil juhtus siuke olukord, et auto kollektor oli mõrasse läinud. Me arvasime alguses, miks kollektor natuke värises, oli see, et me arvasime, et wastegate'i klamber on tuksis. Või noh, mitte tuksis, vaid väristab lahti, et see on meil tavaliselt peale igat üritust vaja natuke pingutada olnud. Ja seekord arvasime sama, aga tegelikult siis oli ikkagi kollektor mõrasse läinud ja eile siis ennem kui autot reila peale ajasime, siis avastasime selle ja nüüd ongi selline olukord, kus me pidime kollektori maha võtma ja viima keevitama. Aitäh Priit Kukele keevituse eest. Ja nüüd on auto korras ja keevitatud ja nüüd peaks ilusti uuesti töötama, et järgmiseks hooajaks ilmselt siis vahetab kollektori ära, et see on meil 2 korda juba probleeme tekitanud, aga praegu keset hooaega seda vahetada on siuke pigem mõttetu, sellepärast et siis on uut tune'i vaja ja muid asju ka, nii et pigem keevitasime praegu kollektorit ja jätsime samaks, aga mis seal ikka, viimased vaatame, lasime auto soojaks ja nüüd on maha jahtunud ilusti, nüüd tuleb paljud uuesti üle keerata kollektori ja turbo ja kõik muud asjad. Ja siis saamegi valmis treenideks, täna on siis treeningpäev. Pro alustab trenni, siis on meie trenn, siis on mingi koosolek, siis on pro trenn jälle ja siis on jälle meie trenn. Ja homme on siis 2 ringi ilmselt soojendus, warm-up
ja siis on juba kvalifikatsioonid, nii et stay tuned. Tere! Treeningpäev sai läbi. Võib lugeda ilmselt õnnestunuks, sellepärast et siin mingi päris paljud mehed ikkagi lõhuvad autosi. Jupid on taga, ees ja taga, kõrval, igal pool. Et ülekanne sobis, sellega ei pidanud midagi jamama. Kõik muud asjad sobisid. Inimesed kõnnivad, seisvad keset teed. Ja ühesõnaga, tänane trennipäev läbi, oleme hotelli, vaatame videod üle ja siis saab juba homme tulla teha 2 trenniringi ennem kvalli. Ja siis on kvall ja siis on tandemid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et täna magama ja stay tuned. Homme näeb. Hello. Oleme jõudnud oma asjadega nii kaugele, et uus päev. Meil on tehtud treeningud, mis olid siis ennem kvalifikatsiooni. Et praegu nüüd Pro sõidab kvalle, meie ootame, millal kvalifikatsioonid saavad neil tehtud. Ja siis on meie aeg sõita. Sain teha ühe eessõidu ja jälitussõidu. Keerasime natukene grippi juurde veel. Ja praegu tundub, et auto on täitsa sobiv nii jälitamiseks, ehk siis ka aeglastele autole ja samas jõuab ka kiirele autole järgi, nii et nagu ikka, stay tuned ja vaatame, mis saama hakkab. Automašīnas attīdēt pēcniekām korekcijām un tagad dodās vēl noslēdošiem pagaidām liels līņas, Viltūs pamatīgs ātrums, Michael Reilja! Pietiekam Latviju izbrauc un Keiman. Otro braucieni Labārajā trojkolī arī Keimanam tiek braucot reizēm vēl vienvairāk koši aptumā, tagad beigās nedaudz pakaļ tā kontrēzonā bija bijušā. Pat taisni nedaudz izskatījās pārbrauc Rēlijam, tur pašās pārējums Rēlijā. More for the tracks every time. He's getting better and better with each run. Right now, Spell go flying through the course, and we see Raylan really close as well. So great job by both Estonian drivers. Fredrik Stelkov leading
really much smoke coming from their cars. Ryan doing a really good job. Rocco trying to follow him as close as possible here. Mistake Rocco, but it's hard to tell. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the 7 seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Quite close, about 1 car left behind. Now they're coming to the last 2 corners. Good transition there by Aurelian, and they are over the line. Nice run by Aurelian. Both of these Pagaidām ļoti labi seko Aleksandrs Murais, šeit ļoti pat izbrauc Michael Aurelian un ļoti tuvu seko Aleksandrs Murais, šeit nedaudz bēls pārmetiens un pavisam tuvu noslēdz šo tandēmu apli. Aleksandram Murajam tagad gan iepaliek uz vairākiem korpusiem, nav viņam tāds ātrums kā Murajam, un redzam distance pamatīgi izveidojusies, un abi divi ir finišā cīņā par 3. vietu. No nii. Kus ma hakkan? Kus ma pooleli jäin? Ei mäletagi enam. Aga nagu näete, õues on pime. Just lõpetasime sõidu, nii et mis ma ikka öelda oskan, saime top 4 lõpuks välja, sõitsin siin top 4 sõitu Kareliga ja kaotasin ja siis järgmine vastane oli Murais ja temal ka kaotasin, ülejäänud kõik sõidud siin võidetud ja võin öelda, et ei olnud lihtne et tingimused olid päris karmid ja ega seal ei olegi midagi, lihtsalt olidki karmid, küll oli märg ja küll ei olnud märg ja küll oli kuiv ja siis oli raja algust märg ja keskelt kuiv ja raja lõpp märg. Ühesõnaga, arvestades neid olukordi, mis siin olid ja mis siin tuli, siis ilmselt võime võtta kokku tegelikult võistluse top 4 Läti arvestuses ja Eesti arvestuses üpriski hästi, et ei kuku kaugele ja ilmselt ei juhtu midagi hullu. Muidugi oleks võinud ka poodiumil olla, see ju meil Kareliga kokkuleppe jällegi oli, aga noh, meil on veel võimalust. Nii et, mis ma ikka öelda oskan, täname kõiki sponsoreid, kes meil on, minge pange neile kõigile like, share ja kõik asjad, sest ilma nendeta me seda ei teeks. Ja järgmine võistlus on juba ülejärgmine nädalavahetus Kehalas, nii et näeme seal, nii et ärge unustage like, share, subscribe, näeme järgmine kord.